Tere, armas teeline! Alustan tänast mõtisklust Apostel Pauluse väljaütlemisega Philippi 2. peatükist ja 2. salmist. Siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Niisiis, Paulus soovib, et kristlased oleksid ühtsed. Ja tänase mõtiskluse pealkirjaks on ühtsus läbi alandlikkuse. Ühtlus on tugevus. Aga teada on sageli, mis on õige. Ja me arvame, et sellega on kõik korras, kuid see teadmine ei ole sama, kui õigesti teha. Meil kõigil ebaõnnestub aeg-ajalt ühtsus, vaatamata meie parimatele jõupingutustele. Pole siis ime, et Paulus, kes jätkab filiplastele kirjutamist, tahab, et nad oleksid üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Paulus põhjendab ühtsuse vajadust pühakirja õpetusega ja Jeesuse eeskujuga. See teema läbib kogu Uut Testamenti. Universumis esineva lõhenemise täkkepõhjuseks on ühe taevase ingli uhkus ja võimu janu. Selline meeleolu levis kiiresti isegi täiuslikus keskkonnas. Siis kinnitas see kanda Edenis, sarnase rahulolematusena reeglite suhtes, mida Jumal oli kehtestanud, ning soovina tõusta kõrgemale sellest, mida Jumal oli kavandanud. Aga pöördame nüüd Efeesuse raamatu 2. peatüki juurde. Ja kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimuosadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke minu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et te oleks sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. On täiesti mõistetav, et Paulusele valmistas tohutut pettumust see, kui ta nägi kogudust, mille ta oli rajanud, mida ta väga armastas, rivaalitsemisest vaevatuna ning tülidest haaratuna. Ta kasutab nende probleemide kohta väga karme sõnu. Isemeelsus, kius. Need tõlgitakse kreekakeelsest sõnast eritheia, mida Paulus kasutas varem Philippi 1. peatükis. Kui oli juttu tema omakasupüüdlikest võistlejatest Roomas, kes kaldusid pigem reklaamima ennast kui edendama Kristuse tööd. Kiuslikkus on lihategude loetelus Galatia 5. peatükis. Ja nagu Jaakobus ütleb, kus on kadedust ja riiakust, seal on kärsitust ja igasuguseid halbu tegusid. Kreekakeelne sõna ennastäis olemise kohta kasutatakse Uues Testamendis ainult siin, aga piiblivälises kirjanduses esineb seda ülbusest, autust, uhkusest ning üles puhutud enesetundest rääkimisel. Paulus kasutab sellega suguluses olevat sõna siis, kui manitseb galatlasi, öeldes, ärgem olgem auahned, üksteise ärritajad, üksteise kadestajad. Aga pöörame nüüd tähelepanu abinõudele, millega Paulus neid probleeme ravib. Esiteks, julgustus Kristuses. Paulus mainib üha uuesti võimsa ajendina Kristuse eeskuju. Teiseks, armastuse lohutus. Jeesus ilmutas jumalikku armastust ja käsib meid, armastage üksteist, nõnda nagu mina olen teid armastanud. Vaimuosadus. Pühavaimu kohalolek loob lähedase kristliku sõpruse, millest oli tulvil varakristlik kogudus. Siis veel südamlikkus. Me näeme seda jumalikku omadust sageli väljendumas Kristuse elus ning seda kirjeldavad tähendamissõnad halastajast, samaarlasest ja kadunud pojast. Siis veel kaastunne. Seda omadust, mille muster näiteks on Jeesus ise, on näha ka tema järelkäijate elus, nagu näiteks Luuka 6. peatükis. Siis veel mõttekaaslased, kellel on sama armastus ning kes on üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad. Milline pilt! Raske on ette kujutada, kuidas saaks Paulus ühtsuse tähtsust veel tugevamini rõhutada,
Paulus juhib tähelepanu sellele, et meil peaks olema samasugune meelsus, nagu oli Kristusel Jeesusel. Mis on siis ühtsuse allikas? Philippis oli probleeme ühtsusega. Seal ilmnesid sisemised lõhed ja tekkisid pinged, millele viidatakse Philippi 4. peatükis. Ma leian, et see pole ka tänapäeval kogudusele võõras teema. Ühtsus ei ole inimkonnale loomupärane. Inimestel on vaikimisi kalduvus lõhenemisele, killustumisele, võistlemisele, konfliktidele. Ehtne ühtsus on aga and Kristuses Jeesuses, mitte inimlike pingutuste vili. Eelpool öeldu põhjal leiame Efeesuse 2. peatükist Pauluse nõuanded, kust ühtsus võrsub. Esiteks, see võrsub alandlikkusest. See on see situatsioon, kus keegi peab teist enesest kõrgemaks. Teiseks, see võrsub sellest, kui kellelgi on huvi ligimise vastu. Teiste, mitte ainult enda huvide eest hoolitsemine. Ja kolmandaks, see ilmneb ja võrsub seal, kus on tegemist kuulamisega, alandliku hoiakuga. Kui keegi on valmis kuulama, järele andma ja arvestama. Võtame tekstiks vaieldamatult Philippi 2. peatüki, kus öeldakse, olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. See on üks võtmetekst. Siin kasutatakse sõna meel, proneo. Selle tähendus on mõtteviis, suhtumine, mõttelaad ja mentaliteet. Ja Pauluse mõte siin juures on järgnev. Võtke omaks sama mõtteviis, mis oli Kristusel. Teiseks tõotus. See käsk viitab võimalusele. Meil võib olla Kristuse mõtteviis, see on täielik võimalus. Kuule, Jumal ei käsi seda, milleks ta ei anna meile jõudu ega soovi ega tahet. Mõtteviisi eeskuju leian Philippi 2. peatükist. Kristus näitas üles ülimat alandlikkust. Kuigi Jumalaga võrdne, ei klammerdunud ta privileegide külge. 7. salm ütleb, vaid loobus iseenese olust. Kreeka keeles otse tõlgituna tähendab tühjendas iseend. Võttis orja kuju, sai kuulekaks surmani. See on just see mõtteviis, mida Paulus soovib meis taas toota. Miks on mõistus oluline? Kust saab patt alguse? Jeesuse õpetuse kohaselt Mattuse 5. peatükis ja laiemalt 5-7. peatükkini näeme, et kurjad teod algavad kurjadest mõtetest. Viha päädib mõrvaga ja mingisugune iha abielu rikkumisega. Kristus suunab tähelepanu inimese meelele. See on tegelik lahinguväli. Õpetussõnade põhimõte on, nagu inimene on oma südames, nagu ta oma südames mõtleb, selline ta ka on. Identiteet ja käitumine tulenevad kõik mõtteviisist. Miks on siis Kristuse meelsus niivõrd oluline? Kuna patt algab meelest, algab ka võit meelelaadist. Kristuse meele vastuvõtmine on osa muutvast protsessist ehk kristlaste keeles pühitsemisest. Ühtsuse saavutamiseks peame kõigepealt jagama Kristuse mõtteviisi, mitte lihtsalt omaks võtma reegleid või käitumisnorme või käitumismalle. Ühtsust ei looda kunstlikult, see saadakse muutmise kaudu. Mida rohkem me jagame Kristuse mõtteviisi, seda rohkem ühtsust loomulikult ka kogudust haarab. Meie tänapäeva maailm on väga kiiresti edasi liikuv. Kõikjal maailmas töötab järjest rohkem ettevõtteid tehnoloogiate kallal, mis ühendavad arvutite töötlemisvõimsuse ja inimaju.
Ütleme nii, et teadlased loodavad inimese aju arvutitega ühendades mõjutada arvutite abil meie mõttelaadi ja meie mõtteid. Kuigi implantaatide kasutamine inimese ajus näib tõotavat positiivseid tulemusi epilepsia näiteks või Parkinsoni tõvega toime tulemisel, pole raske ette kujutada ka kurja kuulutavaid kasutusviise. Mõttekontroll on tegelikult käeulatuses. Aga meie võtmetekst ütles mida? Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. See tähendab alandlikkuse vaimu olemasolu inimese südames. Kristuse meelelaadi omamine tähendab loobumist uhkusest ja enesereklaamist. Jeesus, kuigi ta oli Jumalaga võrdne, tegi iseennast tühjaks Philippi 2. peatüki kohaselt. Tema alandlikkus ei olnud nõrkus, vaid tugevus, mis tulenes allumisest. Loeme mõningad pühakirja tekstid. Philippi 2.6. Kes kuigi ta oli Jumala nägu, loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Või Mattuse 11. peatükk ütleb, võtke endi peale minu ikke ja õppige minust, et mina olen alandlik, tasane ja südamelt alandlik. Ja veel ütleb Jakobuse 4. peatükk, Jumala paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Kristuse meel tühjendas end uhkusest, et armastus saaks domineerida. Tõeline suurus saab alguse alandlikkusest Jumala ees kõigepealt. Õpetusraamat 15 ütleb, Jehova kartus on tarkuse õpetus, aga enne au on alandus. See tähendab teenimise eelistamist staatusele. Kristuse mõte ei olnud keskendunud sellele, et teda teenitaks, vaid teiste teenimisele. Tema näitas, et kõrgeim au Jumala riigis tuleneb teenimisest, mitte üleolekust. Markuse 10. peatükk teatab, sest inimese poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima. Johannese 13. peatükis ütleb Jeesus, sest inimese poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema, ütleb Jeesus, sest ma olen teile andnud eeskuju, et ka teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Seega Kristuse meelelaadi omamine tähendab edu mõõtmist selle järgi, kui palju me anname, mitte aga selle järgi, kui palju me saavutame. Kristlik meel näeb inimesi, mitte positsioone. Edasi see tähendab Jumala tahtele kuuletumist. Jeesuse mõtted olid alati kooskõlas isa eesmärgiga. Isegi kui kuulekus tähendas allaandmist või ohverdamist, andis Jeesus järele öeldes, ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine. Philippi 2. peatükk teatab, ta alandas iseennast. See oli tema otsus, saades sõnakuulelikus surmani peale Kristi surmani. Johannese 4. peatükk Jeesus ütleb neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. Ja Hebra raamatu kirjutaja ütleb 5. peatükis, ja ehk ta oligi poeg, õppis ta sõnakuulmist sellest, mida ta kannatas. Kristuse meel seega allub täielikult Jumala juhtimisele, isegi siis, kui tee viib läbi risti. Kuulekus on alistunud mõtlemise vili. 4. See tähendab isetu armastuse ja kaastunde domineerimist, demonstreerimist. Kristuse mõtteid juhtis armastus, patuste, kannatajate ja oma vaenlaste vastu. Tema mõtteviisi omamine tähendab otsida nende pääste võimalust, mitte nende hukkamõistu. Eesmärgiks on
nende lunastus. Luuka 23 ütleb, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Need olid Jeesuse sõnad ristil. Ja Johannese 13. peatükis Jeesus ütleb, uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama. See ei ole soovitus, see on käsk, see on korraldus. Nõnda kui mina teid olen armastanud, et teiegi üksteist armastaksite. Ja Rooma 5. peatükk ütleb, ent Jumal osutab oma armastust meie vastu sellega, et Kristus on surnud meie eest, kui me alles patused olime. Sa paned tähele, Kristuse meel vaatab solvangutest kaugemale ja peab silmas igavikku reaalsust. See meel on treenitud armastama ajal, mil oleks kergem kätte maksta. Ja 5. See tähendab mõtlemist igavikku silmas pidades, mitte arvestades ajutiste mängureeglitega. Jeesuse otsuseid ajendas igavene eesmärk, mitte maine kasu. Tema mõtted olid keskendunud isa aule ja inimkonna lunastamise rõõmule. Hebra 12 peatükk teatab, vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale, täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Ja Johannese 17. peatükis Jeesus kinnitab, mina olen sind austanud maa peal. Ma olen lõpetanud selle töö, mille sina oled andnud mulle teha. Kristuse meel vaatab olevikust kaugemale igavikku. See kaalub valikuid nende taevase väärtuse, mitte maise mugavuse järgi. Kristuse meele omamine tähendab mõelda, tunda ja tegutseda tema alandlikkuse, kuulekuse, armastuse ja igavese fookusega. See ei ole lihtsalt Kristuse käitumise kopeerimine, vaid tema vaimu lubamine muuta meie mõtlemist nii, et tema mõtetest saavad meie mõtted. Kas mina lasen uhkusel või omakasul oma mõtteid kujundada? Kas ma lähenen inimestele sama kaastundega, mida näitas Kristus? Kas ma allutan oma plaanid Jumala tahtele, isegi kui see on mulle kulukas? Kas ma mõtlen igavikku silmas pidades? Aga veel Kristuse meelest. Rooma hierarhiline ühiskonna struktuur oli järgnev. Kõige üleval oli Rooma keiser ja tema perekond. Aste allapoole olid jõukad patriitslased, jõukad maaomanikud, kes olid senati klassi liikmed. Aste allapoole olid ratsaordu, jõukad ärimehed, kaupmeeste klass. Samm veel sealt alla olid plebeilased, suurim klass, need olid tavainimesed, käsitöölised, kaupmehed, põllumehed, kes võisid aja jooksul õigusi omandada. Sealt aste allapoole olid vabastatud, endised orjad, kes olid vabastatud, staatus madalam kui täisõiguslikul kodanikul. Ja kõige alumisel olid muidugi orjad. Õiguste ja staatuseta neid võidi osta, müüa ja kuritarvitada. Millised olid siis klasside vahelised erinevused toona? Mida kõrgem oli inimese seisus ühiskonnast, seda rohkem privileege ja auda sai. Erinevad klassid riietusid erinevad, kohe oli ilmne, millisesse klassi keegi kuulus. Naistel, olenemata klassist, polnud peaaegu mingeidki õigusi. Ja nüüd mul on siin välja kirjutatud 7 järeldust Kristuse meelelaadist. Kristuse maailmapilt ja maailmapilt tänapäeval on vastupidised asjad. Markuse 10. peatükist me loeme, ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile. Te teate, et need, keda arvatakse rahvaste ülemaiks, valitsevad nende üle ja rahvaste suured tarvitavad võimust nende vastu. Aga nõnda ärgu olgu teie seas,
vaid kes teie seast tahab saada suureks, olgu teie teenija. Ja kes teie seast tahab olla kõige ülem, olgu kõikide ori. Sest inimese poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest. Kristuse valitsus on täielik vastand saatana valitsusele. Esimene õppetund. Kristlasi iseloomustab teenimine. Saatana maailmapildi juhtmotiiviks oli ja on uhkus. Jesaja 14. peatükis on see selgesti välja kirjutatud soov olla kõige kõrgema sarnane. Aga ta ei tahtnud olla Jumala sarnane, sest Jumal on ennast ohverdav. Saatan ihkas lihtsalt Jumala positsiooni. Teine õppetund. Kristlasi tuntakse nende iseloomust, mitte nende positsioonist. Meie võtmetekst oli: olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel. Suurim näide armastusest, enesesalgamisest ja teiste teenimisest on Jeesus Kristus ise. Milline on siis Kristuse meel? Piibel ütleb, see on isetu meel. See on meel, mis arvestab eelkõige teistega. Kolmas õppetund. Kristlasi iseloomustab isetu olemine ja eeskätt teistega arvestamine. Eelda, et teistel on head kavatsused. Ära eelda halvimat. Püüa leida teistes häid omadusi. Kohtle teisi austusega. Mitte ainult neid, kes on ühiskonnas kõrgemal positsioonil või kellele sa soovid muljet avaldada. Ära arva, et sinu aeg, raha, energia või arvamus on väärtuslikum kui sinu ligimese oma. Kui sa langetad mingit otsust, mõtle, kuidas see mõjutab teisi inimesi. Jälgi teiste vajadusi ja püüa neid rahuldada. Julgusta teisi, nii privaatselt kui ka avalikult. Kaitse oma südant kriitilise ja hukkamõistva vaimu eest. Kaitse oma südant. Palveta teiste eest. Pea meeles, et kõik, mis sul on või mis sina oled, on ju kingitus Jumalalt. Filippi 2.6 ütles, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne. Neljas õppetund. Juhid ja kristlased ei tohiks oma positsiooni kasutada isikliku kasu või eelise saavutamiseks. Milline oli Jeesuse eeskuju? Filippi 2.7. Vaid loobus iseenese olust, võttes orja näo, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Jeesus sai sulaseks. Kreeka keeles toolos. Jeesus samastub madalamast madalamaga, isegi orjaga, kellegagi, kes kuulub teisele, ilma igasuguste omandiõigusteta. Kasutatakse Uues Testamendis kõrgeima väärikusega, nimelt usklike kohta, kes elavad vabatahtlikult Kristuse autoriteedi all, kui tema pühendunud järgijad. 5. õppetund. Juhid ja kristlased teenivad Jeesust vabatahtlikult kui oma isandat. Teeni sinagi Jeesust. Ära teeni eneseuhkust, isekust, kangekaelsust. Teised aga teenivad neid, kes neile meeldivad. Mõnesid teenivad ja teisi põlgavad. Aga sina ära teeni positsiooni või võimu, koguni mitte raha ja rikkust. Filippi 2.8 ütleb Jeesusest, ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. 6. õppetund. Juhid ja kristlased on valmis kannatama, et teised saaksid olla vabad. Johannese 15 ütleb, ei ole olemas suuremat armastust kui see, kui keegi annab elu oma sõprade eest. Ja 7. õppetund. Juhid ja kristlased, ohverdage ja teenige Jeesuse Kristuse nimel. Me ei teeni inimeste tunnustuse või heakskiidu pärast. Me teenime alandlikult Kristuse pärast ja ainult tema pärast.
ja nagu 1. Johannes 4 ütleb, me armastame, sest tema on meid enne armastanud. Kõik eelpool öeldud saab nimetada Jumala kartuse saladuseks. Tuntud kirjatekstis 1. Korintuse 8. peatükis on kirjutatud, kui kellelegi tundub, et ta on midagi tunnetanud, siis ta pole veel tunnetanud, kuidas peab tunnetama. Ja üks ingliskeelne tõlge ütleb koguni nii, kui keegi mõtleb, et ta midagi teab, siis ei tea ta veel mitte midagi, nagu ta peaks teadma. Ei ole olemas ainevaldkonda, millest me teaksime kõike. Saame igal ajal ja ikka midagi juurde õppida. Aga veel rohkem kehtib see igaveste tõdede kohta, mis on seotud jumalikkusega ja lihasse tulekuga. Paulus osutab sagedasti sellele, et Kristuse hämmastav armutegu oli saada inimeseks. See on teema, mida igavikuski piisavalt ei suudeta ammendada. Rooma 8. peatükk ütleb, sest see, mis oli võimatu käsule, sellepärast, et ta oli jõuetu liha tõttu, seda tegi Jumal, kui ta läkitas oma poja patuse liha sarnasuses ja patu pärast ning mõistis pattu hukka liha sees. Hebra 2, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle, see tähendab kuraadi. Ja vabastaks need, kes surmakartuses olid kogu eluaja orjapõlves. Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Abrahami soo eest. Sellepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest seetõttu, et ta ise on kannatanud kiusatuna, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Ja Hebra 4. peatükk kinnitab meile, sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Seega Jeesuse elu näitab meile, et patul ei ole õigustust meie elus. Jeesuse elu näitab, et ilma patuta elu on võimalik inimlihas. Kuidas oli igavesel Jumala pojal võimalik pühavaimu tegevuse kaudu saada jumalik inimlikuks olevuseks Maarja üsas? Tõsiasi, et lõppatu ja ajatu sai järsku surma mõju all olevaks ajaliseks inimeseks, paneb kahe käega peast kinni hoidma. Siin ongi Pauluse väljendi Jumala kartuse saladus tuum. Paulus ütles Filippi 2. peatükis ja see annab me sellele armuteole mõnes mõttes täielikuma ja üksikasjalikuma lihvi kui mujal pühakirjas. Ta ütles, olles Jumala kuju. Sõna osutab siin Jeesuse jumalikule olemusele, tema võrdväärsusele isaga. Nagu leiame seda ka Johannese 1. peatükist. Teiseks, Jeesus loobus iseenese olust. Hämmastavaks saladuseks jääb Jeesuse olemus loobuda oma jumalikest eesõigustest, nii et ta saaks inimeseks ja kiusatuks nagu mina ja sina. Ta alandas iseennast. Inimolemust enesele võttes liikus ta kõike hõlmavast ülimuslikkusest täielikku sulase seisusesse. Sa panid tähele vastupidi Lutsiferi taotlustele ja lõppeks surmani peale Kristi surmani. Enam häbiväärsemat viisi suremiseks ei olnud ja selle valis Jeesus koos isaga kavandatu nendevahelise rahutahte kohaselt, nagu pühakiri ütleb. Oma surma näitas Jeesus kujundlikult ette Mao kaudu, kelle Mooses ridva otsa tõstis, et saada patuks meie asemel, et meie
saaksime Jumala õiguseks tema sees. See on Jumala kartuse saladus. Peatse kohtumiseni ja õnnistatud nädalat sulle!